Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse Skorpionid. Siin on lugemine teile nädalaks 5.–11. jaanuar. Ma olen teile siia valmis võtnud 7 kaarti ja vaatame, mis siis nendel kaartidel teile selleks nädalaks öelda on. No nädal algab siin selle karikate 8-ga. Seal on tähis taevas ja tüdruk, kes täpselt ei saa aru, kuhu ta minema peab. Ja mulle tundub, et teil on ka siin see on nagu mingisugune hingeline segadus, mõte. Aga tegelikult teie süda teab täpselt ja süda ütleb teile, mis on õige, mis on vale. Ja see tundub, et seotud on see segadus või see sisemine heitlus või tee otsimine on seotud teil kuidagiviisi kas karjääriga. Sest minule ütlevad need kaardid seda, et teile selle nädala jooksul tehakse või on juba varem tehtud ettepanek. Mingi ettepanek, karjääriga seotud ettepanek, tööga seotud ettepanek. Teile kas pakutakse ametikõrgendust, teile võib-olla pakutakse hoopis juhtivat positsiooni. Võib-olla õpetada näiteks uustulnukaid välja või on hoopis selline ettepanek, et te olete mõnes hobis väga hea, võib-olla teil on suurepärased oskused kokanduses, võib-olla oskate hästi pirukaid küpsetada ja pakutakse võimalust, et hakake, tehke ja õpetage teisi ka. Teeme näiteks mingi piruka küpsetamise ringi, aga see võib olla laulmine, see tundub mulle selline loominguline hobi. No kas laulmine, ma ei tea, tikkimine, tantsimine, midagi sellist, et võib-olla teile tehakse ettepanek hakata mõnda kursust läbi viima, mõnda ringi juhendama. Et teil on valida, kas võtta või jätta. Et see 3. kaart seal, üks kassiga mees, see on sauade 2 ja sauade 2 ütleb, et kui te kohe ei kilju vaimustusest ja teeme ära, siis te võite alati öelda ka ei. Aga mina soovitan teil kaaluda, sest kaarikukaart ütleb seda, et näiteks kui te nüüd võtate selle ettepaneku vastu ja hakkategi, ma ei tea, kokandusringi juhtima, siis kaarik ütleb seda, et see läheb tegelikult hirmsa hooga käima. Et kaarik tähendab alati liikumist, kiiret liikumist. Mida veel? Jah, ega polegi midagi, et kuulake oma sisetunnet. Küll see sisetunne ütleb teile, kas need ettepanekud vastu võtta või mitte. Kui tunnete, et on too much liiga palju, siis lihtsalt öelge ei ja küll siis elu teile mingid teised võimalused leiab ju. Küll universum aru saab, mille jaoks või te ei soovi seda või siis aitab kaasa, kui te soovite, mis ettepanek teile iganes tehakse. Aga ma olen teile selleks nädalaks võtnud ühe lisakaardiga oma inglitaro kaardipakist ja vaatame, mis kaart siis teile tuli. Kui ma ta siit kätte saan. No saan küll. Mis siis teie saite? Teie saite sellise kaardi nagu usalda. Usu endasse, kuula oma südant, tee seda, mis sulle rõõmu pakub. No vot, see on ikka uskumatu, ma vahest ise ka imestan, et kuidas nagu niimoodi saab olla. Et üks kaart nagu tuleb ja kogu selle jutu, mida ma siin ennem olen rääkinud ja punnitanud, kokku võtab. No tõesti nii ongi, et usaldage oma sisetunnet ja tehke seda, mis teile rõõmu valmistab. Tulgu teil imetore nädal ja tehke õiged otsused. Aga mina ütlen aitäh. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles ja kohtume järgmisel nädalal.